Maigi Peeduli ta on olnud turunduse poolel mitmes ametis tegev. Tema tausta kuulub muuhulgas ka ASA Ablois Ida-Euroopa turundusjuhiks olemine, aga see ei ole tänane teema. Tänane teema on pigem see, mind üllatas see, kuidas sa ennast tituleerisid. Sa ütlesid, et sa oled analüütiline turundaja ja mis pärast küll inimesed ei taha aru saada, et need kaks asja klapivad omavahel nii hästi kokku. Nüüd seega kuulame seda, mis on kõige olulisem pärastpoole kampaania mõõtmisjus ja eelkõige küsimus, kui palju me selle kampaaniaga ikkagi lõpuks teenisime. Seega mul on hea meel anda kõnejärg üle Maigi Peedulile. Tänan. Tere kõigile minu poolt algatuseks. Aitäh sissejuhatuse eest, et piisab sellest, kui teada, et ma olen praktik. Ma olen turunduses töötanud üle 12 aasta ja mitte kordagi üheski agentuuris, vaid ikka praktilise poole peal. Me oleme täna kuulanud siin hästi palju huvitavat informatsiooni ja väga kasulikku informatsiooni, kuidas teha atraktiivseid e-kirju ja kuidas koguda rohkem fänne Facebooki ja nii edasi. Aga kui palju sa selle kampaaniaga tegelikult teenisid? On minu viimase siin seminari lõpetava ettekande teema ja ilmselt on see ka küsimus, mis paljude teie peas aeg-ajalt kummitab ja mis kindlasti on teie tegevjuhi huulil, kui te järjekordset turunduseelarvet kaitsmas olete. Aga kuidas siis selles suures info ja andmete rohkuses nagu teada saada, et mis siis tegelikult töötab ja kuidas ta töötab? Kuidas mõõta turunduse, eriti e-turunduse tegelikku efektiivsust, kui müük iseenesest toimub kaupluses? Sest kui palju teie seas on neid, kelle müük toimub ainult online'is, kes on ainult e-poodide peal? Ma ei näe ühtegi kätt. Ehk siis tegelikult on see, et teie tegevus turundusena on küll online'is, aga müük ise on offline'is. Ja kui Marko Saue ütles, et kui te mitte midagi muud ei tee, et ainult e-turunduse kampaaniat ja siis see muutus käibes, et see ongi see tegelik tulemus, tegelikult on võimalik ka natukene täpsemalt mõõta, kuidas seda teha, sellest ma täna räägin. Algatuseks sissejuhatuseks selline nii-öelda teoreetiline slaid, et mis on need tegurid, mis mõjutavad meie käitumist turundajatena, mitte ainult turundajate, tegelikult igasuguse juhtimisinfo kogumist, korjamist, aga tegelikult eelkõige ka turunduse tööd. Fakt on see, et konkurents tiheneb. Turul ei ole mitte ainult järjest rohkem uusi tegijaid, vaid ka vanad tegijad tahavad järjest juurde saada oma turuosa ja nii edasi. Et ma ei tea, et kellegi aasta eesmärk oleks näiteks teha samasugust halli väljanägemisega mass e-kirja edasi ja kaotada konkurendil 5% või 10% turust. Keegi ei taha seda. Mis tähendab seda, et järelikult peab tegema ikkagi midagi teistmoodi, natukene paremini, natukene täpsemini. Lisaks sellele info hulk järjest suureneb. Erinevad allikad on väitnud, et info, mida me igapäevaselt töötame ja millele peame ühel või teisel viisil reageerima, kahekordistub iga 3-4 aasta tagant. Lisaks suuremale info hulgal on tegelikult infoallikate rohkus ja formaadiline mitmekeisus järjest suurem. Kui mõned aastad tagasi, kui mina veel turundajana alustasin ammu aega tagasi, siis piisas sellest, kui ma teadsin oma käivet, jälgisin seal oma turuosa, oma konkurentide turuosa ja aeg-ajalt sai mingid maineuuringuid ka tehtud. Aga tänaseks ei ole sellest juba ammu enam piisav. On hunnik blogisi, mida te peate jälgima, on hunnik arvamusliidred, kes kõik midagi ütlevad ja see info ei ole teile enam kaugeltki mitte numbriline, mida oleks mõnus Excelisse ritta panna ja siis vastavaid graafikuid teha ja turuosasid leida. Et see ei ole ammu enam nii lihtne. Ja lisaks sellele on ka otsustajate arv tegelikult järjest suurem. Ei ole enam nii, et te turundusjuhina lähete, kaitsete oma eelarve tegevjuhi juures ja asute tegelema ja nii ongi ja nii saategi rahulikult oma tegevusi lõpuni teha. Lisaks on teil kõikvõimalikud brändijuhid, teil on kõikvõimalikud tootejuhid, teil on kliendihaldurid ja nii edasi. Teil on ettevõttes võib-olla 10 inimest, kes kõigil on teie tegevuste kohta midagi ütelda ja midagi tahta ja absoluutselt õigus on neil, sest tegelikult turundus ei ole ju asi iseenesest, vaid siiski ühtse eesmärgi saavutamiseks abivahend kõigest. Ja ükskõik kui palju raha on, siis eelarve on tegelikult alati surve all. Seda ei ole mitte kunagi piisavalt palju. Ühesõnaga, teil on tegelikult oma tegevuse tulemusena hunnik andmeid.
Teil on oma turunduse andmed, teil on e-kirjade statistika, teil on veebianalüütika, teil on mingisugused fännid kusagil Facebookis ja lisaks sellele kindlasti kogute ka erinevate küsitluste käigus erinevad andmeid juurde, saate inimeste kohta rohkem teada, ikka kõik selleks, et paremini täpsemalt neile turundada ja nii edasi. Ja lisaks on teil veel ka ettevõtte sees hunnik andmed, teil on müügistatistika, mida kusagil, kui palju keegi ja millal on ostnud. Ja tegelikult peab olema ikka parasjagu esiteks aega ja teiseks peab olema ka väga tegus 24 tundi, et need andmed kõik omavahel kokku panna ja nendest mingisugune selline teie turundusotsuseid toetav tõeline info kokku panna. Sest siin enne öeldi algatuseks, et katsetage kuu aega ja siis leidke, võtke omale see aeg ja siis töötage välja need sõnumeid ja võtke erinevad sihtgrupid ja küsige arvamust ja nii edasi. Tegelik elu on natukene teine. Tegelik elu tihtilugu on see, et allahindluskampaania kaupluses algab homme, teavitus selle kohta oleks ära pidanud olema saadetud eile ja siis istute teie selle andmete hunnikus ja mõtlete, kellele mida, kuidas saada. Ja tegelikult ei mõtle ka, sest selleks lihtsalt ei ole aega. Lihtsam on tegelikult jätkata selle samasuguse masspostitusega nii, nagu siiamaani kogu aeg on tehtud, sest füüsiliselt muud lihtsalt ei jõua, et need andmeid omavahel kokku panna, neid omavahel võrrelda. Hea uudis on see, et tegelikult tunneli lõpus on valgus küll ja see ei ole mitte lähenev rong. Mikk ütles siin väga hästi välja tegelikult lause, et erinevate tarkvarade ja erinevate süsteemide omavaheline integreerimine ja tegelikult see ongi võtmesõna ka turundustegevuste mõõtmises. Väljapääs on väga lihtne. Väljapääs on nutikatest lahendustes ja õigetes tööriistades. Tänaseks päevaks on olemas sellised tarkvarad, mis korjavad teile andmeid kõik automaatselt kokku ja teevad teile turundajana elu lihtsamaks, nii nagu teile seda vaja on. Põhimõtteliselt e-turundust ju ka vanasti me saatsime, võib-olla isegi Outlooki veel olemas, kui saadeti välja esimesi müügikirju. Ja tegelikult tänaseks päevaks on ju absoluutselt loomulik see, et te kasutate spetsiaalset e-turundustarkvara. Te ei saada enam täna e-kirju välja Outlookis, kuigi see on võimalik, aga see ei ole otstarbekas. Ja täpselt samamoodi on andmete kokkuvõtmise ja analüüsimisega ka, et te võite korjata kokku oma andmed Excelisse, aga see ei ole otstarbekas enam. Juhul, kui andmeid on liiga palju, teil on selleks vähe aega ja te tahate saada täpselt tulemust. Siin enne mõne inimesega rääkides kõlas nagu selline jutt või lause läbi, et aga milleks? Miks ma peaksin seda fookusgruppi kitsamaks saada? Ma võin samamoodi ju kõigile saata korraga, sest äkki keegi ikka huvitub asjast. Minu soovitus on küll ikkagi natukene paremini fokusseerida seda sõnumit ja valida täpsemat sihtrühma. Sellepärast on näiteks kas või mosaiigi näitena. Et kui ma olen ikkagi see, kes läheb poodi esimese uue toote peale, kohe kui uus kollektsioon välja tuleb, lähen ostan omale jaki, siis ausalt öeldes ajaks mul härja punaseks, kui ma saaksin pidevalt teateid või oleksin selles sihtrühmas, kel saadetakse pidevat tooted, on alanud uus allahindlus. Täna saad veel 50% odavamad ja homme saad 70% odavamad. Ma ei taha näha, et minu kunagi ostetud jakk näiteks on 70% täna odavam. See pigem viib mind sellest brändist eemale, kui tekitab minus lojaalsust. Ja nii edasi, et neid näiteid lojaalsus või neid näiteid täpsema sihtimise vajalikkusest, arvan, teate te oma praktikast rohkem. Lahendused. Nagu ma ütlesin, väljapääs on integreeritud lahendustes ja on olemas sellised lahendused, mis võimaldavad teil automaatselt kokku korjata andmed nii online tegevusest kui ka offline tegevusest. On olemas sellised lahendused, mis saavad aru nii sõnalisest kui numbrilisest informatsioonist ja vähe sellest, selles lahenduses surfates on teil ka guugeldamise lihtsusega võimalik välja leida just nimelt need andmed ja see infokild, mis teid parasjagu huvitab. Millised need lahendused on? Analüüsi tarkvara, eks ole,
mis võimaldab kõiki teie jaoks oluliste tegevuste koos analüüsimist, suure pildi nägemist. Mailbow, ma ise olen Mailbow kasutaja, on iseenesest väga tubli ja tark turundustarkvara, kus on väga palju head statistikat sees olemas. Aga see on siiski selle konkreetse teie turundustegevuse statistika. Aga ei ole ju ainult e-turundus, millega te teete, teil on veel seminarid ilmselt, mida te korraldate, teil on uuringud ja nii edasi, neid andmeid on palju. Et oluline on just nimelt näha suurt pilti ja kõiki neid andmeid omavahel koos ja näha seda, kas ja kuidas see tegevus ka realiseerib tegelikuks müügiks. Ehk siis jah, õigete tööriistade kasutamine on minu soovitus ja sõnum teile. Millised need tööriistad on? See on juba põhimõtteliselt teie oma maitse, rahakoti ja ka olemasolevate vahendite küsimus. Väga paljudel on teil kindlasti juba kasutuses selline ärianalüüsi lahendus või ärianalüüsi tarkvara, mida kasutavad teil võib-olla kas müügiosakonnad või finantsosakonnad. Et meie ettevõte tegeleb sellise analüüsi tarkvaraga nagu ClickView ja sestap minu näited on ClickView baasil. Aga nagu ma ütlesin, neid tarkvarasid tegelikult on veel teisigi. Ja teie enda hinnata peaks olema see, milliste kriteeriumite alusel teie valite. Aga kui te valima hakkate, siis vaadake, et need näited, mis ma siin enne ütlesin, et ta korjaks automaatselt ja mugavalt info kokku erinevatest allikatest, et ta näiteks teil seoseid andmete vahel, et need asjad oleks täidetud. Selleks, et panna offline elu ja online turundus omavahel kokku, on tegelikult vajalik 2 eeldust. Esiteks on vaja identifitseerida, mis üldjuhul on e-turunduses olemas. On vajalik teada e-turunduse kontakt, olgu see siis inimese, tavaliselt te teate inimese nimi, inimese e-mail ja sisuliselt teilt sellest piisab. Ja teiselt poolt on vaja tuvastada see inimene ostu sooritamisel. Ehk siis tegelikult kas kliendikaart, kliendikood, mida te parasjagu keegi kasutate. Ja mõlemal nende tuvastuse külge on tegelikult võimalik siduda ja pookida hästi palju muid andmeid, mida te saate hiljem koos vaadata, koos analüüsida. Üldjuhul turunduse juurde kõik võimalikud, mis iganes, inimese sugu, vanus, piirkond, kus ta elab, mida teil parasjagu teie ettevõtte tegevusest tulenevalt vajalik teada on. Sinna juurde kõik võimalik e-turunduse statistika, milliseid kirju ta avab, milliseid linke ta klõksab, mitu kirja talle on vaja enne saata, et ta midagi üldse vaataks ja mitu kirja on talle vaja saata, et ta ostma hakkaks. Ja teiselt poolt siis tuvastusostu sooritamisel kliendi kaardil või kliendikoodi näol. Ja siin mul on väga soe soovitus turundusjuhtidele, kes otsustavad näiteks sellise asja nagu kliendikaardi üle. Et vaade kliendikaardile peaks olema natuke midagi muud kui mingisugune allahindlus, mida te ära annate. Et tegelikult kliendikaart on suurepärane võimalus teada saada selle inimese ostukäitumised ja ostuharjumused. Ja tegelikult on see suurepärane sisend edasiseks turunduseks, mitte niivõrd protsent, mida ära annate. Et sestap ma ei saa aru nendest ettevõtetest ja nendest kauplustest näiteks, kes ei tuvasta mind, kui mul ei ole kaarti füüsiliselt kaasas. Ja jällegi Mosaiigi puhul näiteks super hea näide selle kohta, et mul ei peaks seda kaarti kaasas olema, ma ütlen oma nime, kõks, ma saan oma allahindluse protsendi või mille iganes sealt kätte, aga tema teab, mida mina olen ostnud. Ja ta teab, mida mulle näiteks juurde pakkuda hiljem. Et vaadake sellele kliendikaardile võib-olla ka natuke laiema pilguga, kui et lihtsalt midagi protsent, mida ära anda. Ja selle andmete baasil siis, mis teil on ühelt poolt e-turundusest tulevad ja teiselt poolt teie oma ostust tulenevalt ettevõtte seest, on sisuliselt võimalik teil luua iseendale või lasta enda jaoks luua korralik selline turunduse analüütiline portaal. Ta näebki välja nagu portaal, kuhu te saate kokku korjata näiteks erinevate turunduskanalite andmed, mis iganes tegevused teil on, kas teil on e-turundus, on teil lisaks offline turundus, on teil mingid seminarid, mida iganes te teete. Et põhimõtteliselt kõik nad on võimalik siia kokku korjata. Teiselt poolt edasi andmed, teie mis tooteid te müüte, tooteklassid, tootegrupid. Kes on teie kliendid?
Need andmed on kas siis CRM-ist või siis samuti täpsustatud nende turundustegevuste käigus. Ja edasi on tegelikult lihtne. See, milline see portaal välja näeb, oleneb teie enda soovist ja teie enda tegevustest. Aga siia on sisuliselt võimalik kokku korjata kõik teie jaoks vajalikud andmed. Töö sellega on iseenesest väga lihtne. Ühe kliki kaugusel sisuliselt saate te valida oma näiteks mingi tootegrupi. See konkreetne lahendus on siin tehtud raamatukaupluse näite baasil ja seetõttu on siin sellised raamatu nimetused ja raamatu tootegrupid. Et sisuliselt olenevalt, mis on teie turunduslik ülesanne, on teil vaja näiteks mis iganes, on laojääk mingitest teadusraamatustest või on teil vaja kiiresti tõsta käivet mingi X% võrra, siis tegelikult valides inimesed, kellele näiteks teabekirjandus on eelnevalt huvi pakkunud, on võimalik hästi lihtsalt klõpsutades võtta välja see sama tootegrupp, kes mingit X toodet või seda sama toodet on ostnud mingi konkreetse aja jooksul, võtta välja, teha välistus nendest näiteks, kes on juba antud toodet, mida reklaamida tahate ostnud ja võtta välja omale sihtgrupp ja rohkem tegelikult muud tööd ei olegi vaja selle kallal teha. Samamoodi on võimalik ükskõik millise turundustegevuse kaudu minna süvitsi analüüsida, vaadata, mida te on, millised tulemusi see on andnud. Võib-olla sellest analüüsist on parema näite võimalik tuua, kui räägin, millist või mida me analüüsimisime selle sama raamatukaupluse näite baasil. Et siin on kasutuses olnud siis Mailbow turundustarkvara ja majandustarkvara Directo, kus on võetud numbrilised andmed ostude kohta. Siin võib olla ka ükskõik mis teine majandustarkvara, siin võib olla juures lisaks emaili turundusele ka teie muud turundustegevused, neid on võimalik omavahel kokku panna ja analüüsida. Meie võtsime või tegime näite selle e-turunduse kampaania baasil. Kui Mikare tarkvarast on võimalik ilma selle analüüsitagi näha tegelikult, milliseid kirju on klikitud või milliseid linke on vaadatud, siis juba edasi näiteks teie oma tootegruppide kaupa, milliseid tooteid ja kui palju vaadatakse, millised tootegrupid pakuvad kirjades enam huvi ja millised ei paku üldse huvi, siis sellist analüütikat juba muul moel välja ei võta. Selleks on vaja süviti minna just nimelt selle analüüsi poolega. Siin me näiteks võtsime välja klikkimised tootegruppide kaupa. Ja huvitav on alati, või tegelikult mitte isegi, huvitav aga tegelikult ka vajalik on alati minna natukene süvitsi, kui sa näed, et sul mingisuguse tootegrupi vastu või mingisuguse lingi vastu, mis teie kirjas on huvi näiteks suurem, siis küsimus on selles, et kas kogu selle tootegrupi kohta on suurem või on näiteks ainult mõned üksikud tooted, mida rohkem klikitakse, mis rohkem huvi tekitavad. Et näiteks ClickView on selle poolest hea tarkvara või hea analüütika vahend, et ta võimaldab teil põhimõtteliselt igal ajahetkel minna süviti, vaadata, mis on selle konkreetse numbri taga, mis on veel need tegevused ja andmed, mis selle ühe tootega näiteks seotud on. Kampaaniakirjade saajate ostud näiteks nädalast, nagu ma siin olen öelnud, et mitte klikkimine pole oluline, vaid ostmine on. Ja seetõttu on alati huvitav vaadata või mis huvitav vajalik vaadata, et kui palju siis nendest kirjasaajatest tegelikult ka ostma tulid. Siin on näiteks näha, et teabekirjandus on läinud 10 000 inimese ja nendest ligi veerand on tegelikult esimese nädala jooksul ka ostma tulnud. Miks esimese nädala jooksul? Sest jällegi analüüsides kirjasaajate käitumist tuli välja näiteks see, et 90% reageeritaksegi ainult ühe nädala jooksul ja kõik ülejäänud nädalad on marginaalse tähtsusega, mis jällegi turundajana mulle ütleb, et järelikult ma pean iga nädal neid kirju välja saatma ja nii üldiselt see konkreetne raamatufirma näiteks teebki. Samamoodi jälle vaadates, milliseid tootegruppi siis tegelikult ostma tuldi peale neid kirju. Ja see punktiirju on seal üleval. Näitab näiteks klikkimist
tihedust või sagedust. Ja siit on nagu päris hea vaadata, et jah, klikkimine mõnel juhul on oluline, kuid tegelikult mitte alati klikkimine, rohke klikkimine või siis mitte klikkimine ei näita tegelikku ostusoovi. Ja see, et siit analüütikast tuleb see nagu päris hästi välja, et lauamängusi küll keskmisest rohkem klikiti, kuid oluliselt vähem keskmisest tullakse ostma. Ja samamoodi näiteks on perioodikaga vastupidine. Perioodikat ei klikitud, kuid ostma tullakse. Kas teie teate oma tootete kohta samu andmeid? Samamoodi näiteks ostud ajaperioodi jooksul, et näiteks kirjades olnud ligi 100 teabekirjanduse nimetusest peaaegu praktiliselt kõiki on ostetud aja jooksul. Aga sama ei saa öelda näiteks venekeelse sihtgrupi kohta või venekeelse kirjanduse kohta. Edasi näiteks vaadates huvitav analüüs jällegi, mis välja tuli näiteks see, et kas ja kuidas konkreetse toote müüki ajas mõjutavad kampaaniad. Siin on näiteks toodud välja, rohelisega on ostud tavaajal ja tumesinisega on ostud kampaania ajal ja ostud nende inimeste poolt, kes kirja said. Ehk siis see on nagu kõige ilmekam näide, kuidas kokku panna offline ja online andmed omavahel. Selle raamatufirma siduvaks andmeks või siduvaks lüliks on just nimelt see sama inimese kood. Koodiga on seotud e-mail, nad teavad täpselt. Ja see tumesinine joon siin tegelikult ilmestab ostusid, mis on tehtud kampaaniakirja saajate poolt. Ja samamoodi edasi minna süvitsi siin, kas kõiki tooteid on võimalik kampaaniaga müüa. Näiteks võetud välja andmed ilma kampaaniata, praktiliselt mõne toote puhul on ilma kampaaniata ostmine praktiliselt nullilähedane. Aga mitte alati ei ole see nii. Analüüsi käigus tuli ka välja näiteks tooted, mis kampaania puhul müüsid vähem kui ilma kampaaniata. Ehk siis ei saa võtta nagu default, et ma teen kampaania, ma müün hästi palju rohkem. Et see ei pruugi alati niimoodi olla, kui te ei vaata numbrite taha. Ja samamoodi vanuse lõikes, millised vanusegrupid rohkem ostavad, kes vähem ostavad, kas nad peale klikkimist tulevad ka tegelikult poodi ja nii edasi. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid sellest, et kui palju ma siis tegelikult teenisin selle kampaaniaga. Jah, üks võimalus on see, et mitte midagi muud teha ühte tegevust ja vaadata, kas ja kui palju käive muutub. Aga teine võimalus on tegelikult vaadata nende konkreetsete inimeste tegelikke ostusid. Siin on ühe täiesti suvalisel ajal võetud täiesti suvalise kirja tulemus. Selles kirjas oli konkreetselt 10 toodet. 10 toodest 309 ostu tekkis. Ja selle kampaania, nende ostude kogukäive oli 47. Aga samal ajal see inimene, kes tuleb selle kampaania kirjaga poodi, ta ostab ka muid tooteid. Ja see on selle mõttes nagu hea ilmekas tabel, et kuigi kampaania toodete ostusumma oli seal 47 000, see on vanas rahas 2010. aasta andmed, siis kogu ostukorvi summa oli tegelikult üle 100 000. Ehk siis see vahe on nagu päris suur. Ja kogu ostukorvi kate oli oluliselt suurem kui ainult selle konkreetse kampaaniatoote summa. Ja see on jällegi tegelikult andmestik, mida te mitte kusagilt kätte niisama ei saa. Ja see on tegelikult tõestus, miks turunduseelarvet on vaja järgmisel aastal tõsta. Aga kui palju ma oleksin võinud teenida? Sest üks asi on see, et jah, ma saan täna teada, ma teen selliseid tegevusi, ma teenin nii palju, mu kampaania toob nii palju sisse. Aga mitte see ei ole ju selle analüütika tegelik mõte, vaid selle mõte on see, et teeksite sellest omad mingid järeldused, te vaatate, millised tooted paremini müüvad, millised sihtgrupid paremini ostavad, et oma tegevusi, oma piiratud ressursid suunata just nimelt nendele tegevustele ja sihtgruppidele. Lihtne matemaatika, see on ka nüüd puhas matemaatika siin, näitas, et tegelikult top ja bottom ehk siis paremini müüdud ja halvemini müüvate kampaaniate omavaheline suhe oli keskeltläbi 25%. Kõige parema ja kõige kehvema kampaaniakorvi vahe oli tegelikult kordades. Ja ainuüksi selle lihtsa matemaatikaga võrreldes, kui te oleksid müünud 25% rohkem nende kampaaniatega, oleks see konkreetne ettevõtte võinud aastas teenida päris peaaegu 500 000 vanas rahas või üle 500 000 vanas rahas lisakasu. Analüütika lahenduse enda hind on kuskil
circa 2500, hästi robustselt võttes 2500 euri. Ja antud projekti juhul oleks ennast ära tasunud tegelikult alla 1 kuu. Ja et siis õigesti suunatud kampaaniatega on võimalik teenida vähemalt 25% rohkem, aga tegelikus elus isegi veel. Mida veel saab analüüsi vahendiga? Miks tega veel pihta hakata? Et lisaks teada saada ja välja arvutada, palju te tegelikult teenisite, on see sama võimalus valida sihtgruppi omale täpsemalt hästi lihtsalt paari hiirekliki kaugusel. Mõõta, milline tegevus, kui palju tegelikult sisse tõi ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult see analüütika vahendi kasutusala on väga lai ja kui ma näiteks täna mõtlen tagasi oma pikale turundaja karjäärile ettevõttes, kus ma kõik selle töö tegin ära Excelis, siis ausalt öeldes on mul iseendast tagantjärele üsna kahju. Kui palju ma oleksin võinud tegelikult teha ära oluliselt targemat ja kui palju oleks tegelikult ettevõtte omanik saanud ka paremat tulemust, kui mul oleks olnud aega mõelda, mitte ainult Excelites sahmerdada. Ja see ongi tegelikult kõik. Et mis ma tahan teile öelda on see, et teada, kui palju ühte või teist kirja klikiti või kui palju te saite kampaaniaga fänne juurde, et sellest mõõtmisest tegelikult selleks ei piisa, et selles tiheduskonkurentsist täna ellu jääda. Et analüüsi oleks vaja teha ja analüüsist edasi vastavaid otsuseid. Ja hea uudisena tegelikult tööriistad selleks on olemas. Suur tänu. Ja taas meil on aega 2-3 täpsustavale küsimusele. Millised küsimusi teil on? Analüütikaga on see asi, et kas ta on nagu hästi selge või vastupidi, on ta nii kauge sellest e-turunduse konkreetsest teemast, et küsimused on raske tekkima. Aga sellest ei ole midagi, et neid küsimusi praegu ei tule, et ta vajabki natuke rohkem võib-olla mõtlemist ja laagerdamist. Et jätke meelde need kontaktid, mis siit küll kiiresti ära korjati, aga sellegi poolest, et tegelikult meie oleme ka kõigest ühe hiirekliki kaugusel. Ja ei maksa midagi see esimene kord meile tulla ja rääkida, et kohe ei pea. Ja tegelikult, kui teil on oma ettevõttes sees olemas tugevad IT-mehed, siis ClickView'l on olemas ka personaalseks kasutamiseks, allalaadimiseks täiesti tasuta versioon. Kui te olete ise tubli tugev IT-mees, te võite saada omale üsna sarnase analüütilise vahendiga ise tehtud. Hüva, suur tänu tänase põhjaliku esinemise eest. Põhjaliku. Ja alati on rõõm vaadata seda, mis on tegelikult numbrite taga tegelikult.